Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen. Õnnistatud pühapäeva ja tere tulemast veebi jumalateenistusele Saku Toomase kirikust. Täna on hea karjas pühapäev. Issand Jeesus on hea karjane, ta hoolitseb meie eest ja ta juhib meid. Ja ka siis, kui me oleme tema teedelt lahkunud, kui oleme ära eksinud, siis ta hoolitseb ja ta otsib meid üles. Ta tahab meid viia tagasi karja juurde, oma rahva juurde. Meid puhastada ja andeks andma. Vennad ja õed, tunnistagem oma patud üles. Mina tunnistan sulle, Püha Jumal, et olen mõtte, sõna, teo ja tegemata jätmisega palju pattu teinud. Mõtle minu peale oma halastuses ja anna mulle mu pattud andeks Jeesuse Kristuse pärast. Issand, halasta, Kristus halasta, Issand, halasta. Kõige väeline Jumal on Jeesuses Kristuses meie peale halastanud ja annab meile tema pärast andeks kõik meie patud. Ja Kristuse kiriku sulasena kuulutan ma sulle, kes sa oma pattu kaetsed ja tahad meelt parandada, Jumala armu ning mõistan sind sinu pattudest vabaks Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen. Au olgu Jumalale kõrges ja maa pea rahu ja inimestest hea meel. Au kiitus olgu igavest kolmainu Jumalale, et tema suurest heldusest meid avitanud jälle. Meist hea meel on Jumalal, suur rahupõlv on taeval, kõik vaen on otsa saanud. Palvetagem. Kõige väeline Jumal, sa oled tõstnud surmast Issanda Jeesuse, meie suure karjase. Läkita meidki karjastena otsima kadunuid, parandama haavatuid ja toitma üksteist tunnetuse ja mõistmisega. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes koos sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti. Aamen, aamen. Kuuleme Jumala sõna ja täna loeme vaid ühte teksti enne evangeeliumi, nimelt psalm 23, Taaveti laul. Issand on mu karjane, mul pole milleski puudust. Haljale aasale paneb ta mind lebama, hingamisveele saadab ta mind. Tema kosutab mu hinge. Ta juhib mind õiguse rööbastesse oma nime pärast. Ka kui ma kõnniksin pimedas orus, ei karda ma kurja, sest sina oled minuga, su karjase kepp ja su sau, need trööstivad mind. Sa katad mu ette laua mu vastaste silma all. Sa võiad mu pead õliga, mu karikas on pilgini täis. Ainult headus ja heldus
järgivad mind kõik mu elupäevad ja ma jään issanda kotta eluajaks. See on Jumala sõna. Tänu olgu Jumalale. Minu Jumal on minu lootus, minu valgus, mu jõud. Kristus on mu karjane ja temas rõõmustab hing ja meel. Ja temas rõõmustab hing ja meel. Minu Jumal on minu lootus, minu valgus, mu jõud. Kristus on mu karjane ja temas rõõmustab hing ja meel. Ja temas rõõmustab hing ja meel. Minu Jumal on minu lootus, minu valgus, mu jõud. Kristus on mu karjane ja temas rõõmustab hing ja meel. Ja temas rõõmustab hing ja meel. Lugemine Püha Johannese evangeeliumist 10. peatükist. Halleluuja, halleluuja, halleluuja. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kes ei lähe lambatarasse uksest, vaid ronnib üle mujalt, see on varas ja röövel. Aga kes läheb sisse uksest, on lammaste karjane, temale avab uksehoidja ning lambad kuulavad ta häält, tema hüüab oma lambaid nimepidi ning viib nad välja. Kui ta on kõik omad välja ajanud, käib ta nende ees ning lambad järgnevad talle, sest nad tunnevad tema häält. Aga võõrale nad ei järgne, vaid põgenevad ta juurest, sest nad ei tunne võõraste häält. Selle võrdumi rääkis Jeesus neile, nemad aga ei mõistnud, mis see tähendab, mida ta neile rääkis. Siis ütles Jeesus taas, tõesti, tõesti, ma ütlen teile, mina olen uks lammaste jaoks. Kõik, kes on tulnud enne mind, on vargad ja röövlid ja lambad ei ole neid kuulanud. Mina olen uks, kes iganes läheb sisse minu kaudu, see pääseb ning käib sisse ja välja ning leiab karjamaad. Varas ei tule muu pärast kui varastama ja tapma ja hukkama. Mina olen tulnud, et neil oleks elu ja oleks seda ülirohkesti. Mina olen hea karjane. Hea karjane annab oma elu lammaste eest. See on Püha evangeelium. Kiitus olgu sulle, o Kristus. Jeesus rääkis täna võrdumit, see on umbes sama kui tähendamissõna. Ja tähendamissõna või võrdumis, seal on need asjad või isikud, kes selles loos on, nad esindavad midagi muud. Ja selles loos on siis see hea karjane on Jeesus ja lammad on siis koodus Jumala rahvas. Aru saada võrdumitest või tähendamissõnadest ei ole alati lihtne, aga hea on teada, et isegi apostlitel oli sellega mõnikord keeruline, seda me täna kuulsime, et isegi Peetrus ja Johannes ja nemad ei suutnud alati aru saada, mis Jeesus mõtles, aga nende sai siiski apostliteks, kirikujuhtideks, esimeseks Rooma piiskopiks ja nii edasi. Võrreldatakse siin Jeesus kahe asjaga korraga, nimelt uksega ja hea karjasega. Mida see tähendab, et Jeesus on hea karjane?
on abiks otsida, milline oli Jeesuse piibli sõnum sellest, sest Jeesuse piibel oli ju meie Vana Testament, mis siis see Vana Testament räägib Jumalast ja tema pojast kui hea karjane. Võrdpilti Issand on mu karjane leidub 23. psalmist, mida me just kuulsime. Taavet, selle psalmi autor, teadis väga hästi, milline on hea karjas töö ja mis on tema jaoks keeruline. Et see pole alati idüll, nagu me mõnikord karjas piltidest võib-olla aru saame, et kõik on ilus ja roheline ja idüll, aga nii alati ei ole. Jumal teab seda väga hästi, kes on meie karjane. Ja ka Taavet teadis seda väga hästi, olles ise oma noortepõlves ja lapsepõlves karjane. Tema teadis, et seal Juudamaal ja Iisraelis on väga kivine ja mäeline piirkond. Seal on metsloomad, seal on röövlid, palju ohtusid. Ja hea karjane tuleb olla valmis ohverdada iseennast, nagu ka Jeesus tegi risti puul oma sõprade eest, meie eest. Lisaks psalm 23 on Vanas Testamendis üks oluline ennustus prohveti Hesekieli raamatus 34. peatükis. Seal räägib prohvet Hesekiel Iisraeli karjaste vastu. Ja on selgelt aru saada siin, et karjaste all ta mõtleb nende juhid, ehk juutide juhid. Ma loen paar psalmi sealt. Nõnda ütleb Issand Jumal, häda Iisraeli karjastele, kes karjatavad iseendid. Kas karjased ei peaks karjatama lambaid? Te joote piima, katate endid villaga, tapate nuumloomi, aga lambaid ei karjata. Te ei kinnita nõtra, ei ravi haiget, ei seo haavatut, ei too tagasi eksinud ega otsi kadunud, vaid valitsete neid valjusse ja vägivallaga. Hesekiel jätkab sellega, et ta tunneb, et Jumal tunneb muret oma karja ehk rahva pärast. Jumal tahab ise olla neile karjaseks, hoia oma lambaid, viia neid hingama. Ta otsib kadunud ja toob tagasi eksinu. Ja siis selles Hesekieli raamatus Issand ütleb, et ta paneb ühe ainsa karjase neid karjama, Taavet. Taavet aga elas juba enne Hesekieli. Ja siis on selge, et see prohveti sõna tegelikult räägib ühe uue Taaveti kohta, Messia kohta, see, kes pidi tulema. Üks uus hea karjane, kes pidi tulema, siis läheb palju aastaid. Aga ühel öösel ilmutab ennast ingel karjastele Betlemmast väljaspool ja ingel ütleb, ärge kartke, sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale, et teile on täna sündinud Taaveti linnast päästja, kes on Issand Kristus. See on ju meie jõuluevangeelium. Karjaste karjane sündis just Taaveti linnas, Betlemmas. Jeesus Kristus, Jumala poeg, on meie hea karjane. See on elus pilt. See on minu usu jaoks ja võib-olla paljude usu jaoks üks tähtis pilt, üks tähtis fakt, et Jumal on hea karjane, kes hoolitseb ja kes juhib. Samas veidi arusaamatu võib-olla nendele, kes ei tunne väga hästi, mis oli ja on karjas töö. Samas ma usun, et isegi nemad aimavad, kui tähtis karjane on lammaste jaoks. Tema hoolitseb nende eest, juhib neid ja otsib ka üles, kui keegi eksib. Ta seob haavasid, kui keegi saab viga.
Nüüd, mis see võrbild räägib meile veel Jumalast? See räägib sellest, et Jeesus on tegelikult see, ilma kelleta meil siin kaootlises maailmas on väga raske orienteeruda, teed leida. Meil on vaja sellist GPS-i, kompassi, teejuht meie maailmas, kus on nii palju võimalusi, aga samas nii palju võimalusi eksida. Mis on õige, mis on vale, meie alati ei tea, aga Jumal teab. Siis on hea pöörduda tema poole, otsida tema tahtmist, mis me leiame ka Piiblis, otsida tema püha vaimu ja otsida Jumalat Jeesuse nimel just palves, sest läbi palve saab Jeesus juhtida meid siin ja praegu. Ma räägin ühte loo sellest, kuidas Jeesus hoolitseb ja juhib meid, mis ise kogesin mitu aastat tagasi. Olime naisega ühes väikses linnas Norras, Flora linnas ja kuna me pidime edasi lennukiga minema Oslosse samal õhtul, siis panime kohvreid sinna hojukappi bussijaamas. Mõtlesime, et me läheme ju sinna tagasi õhtul, sest läheme bussiga bussijaamas lennujaama. Nii tegime, meil oli ilus päev, saartel tulime õhtuks tagasi sinna bussijaama, aga siis tuli välja, et see bussijaam oli kinni pandud. Kõik kinni, ühtegi inimest ei olnud, terve bussijaam ja plats seal oli tühi, see oli ka niimoodi linna äärtel, ühtegi inimest polnud näha. Mina jooksin seal ringis, vaatasin, kas on mingi lahtine uks või midagi, ei olnud mitte midagi. Siis tuli see buss, mis läks lennujaama, see ka läks ära. Mis me nüüd teeme? Otsustasime, et me peame ju palvetama. Olime naisega siis sügavas palves, siiralt palusime, sest meil oli nii häda olukord nii-öelda. Ja läks vähem kui minut, siis tuli üks takso sinna platsile, kus muidu oli päris täitsa tühi. Taksojuht tegi akna lahti ja küsis, kas ta saaks meid aidata kuidagi. Meie rääkisime, mis probleem oli. Tuli välja, et selle taksojuhi üks hea sõber oli just selle bussijaama juht. Ta helistas talle. Bussijaama juht tuli isiklikult 5 minuti jooksul autoga, tegi meile lahti, saime oma kohvrid kätte ja bussijaama juht viis meil ka oma autoga lennujaama nii, et me täpselt jõudsime lennuki peale. Tänu Jumalale. Jumal hoolitseb, ta on hea karjane, ta vaatab meid, ta teab meie probleeme. Aga me peame ka oma südant lahti talle, et ta saaks meid paremini aidata. Kindlasti vajavad inimesed ka tänapäeval head karjast. Kedagi, kes oma karjase kepiga otsaga kaitseb meid metsloomade ehk vaenlaste ja vaenulike inimeste eest, vaenlike võimude eest. Ja samas kepi külliga hoolega juhib meid õigesse suunda. Meil on vaja kedagi, kes kannab meie eest hoolt ka siis, kui kõik teised tähtsad inimesed või karjased meie elus lahkuvad või mõtlevad ainult iseenda peale. Meil on vaja head karja siis, kui me ise ei kuule, et keegi ülevalt Jumal kas või torgab meid oma karjase kepiga nii, et me ärkame või pöörame ümber. Me kuulsime ühte tähendamissõna, nagu ma juba rääkisin. Asjad, millest ta rääkis, oli esimestele kuulejatele hästi tuttav. Kõik teadsid, et õhtul panid karjased lambad lambatarasse. Iga lambatara ümber oli müür, umbes nii kõrge nagu mina. Ainult üks uks oli
ja selle lambatari sees ööbisid lambad ja neid valvas uksehoidja öösel. Ja tema magas seal koos lammastega sees ja uks oli lukustatav seespoolt. Lambataras oli tavaliselt mitu lambakarja koos, mõnikord terve küla lambasid ühes taras. Aga see ei olnud tavaliselt probleemiks. Ja miks? Sellepärast, et lambad tunnevad oma karjase häält. Kui järgmine hommikul peidutab karjane oma karja, siis tulevad need koe, kes kuuluvad talle. Nad tunnevad karjas hääle ära. See oli hea ja turvaline süsteem. Karjased said magada rahulikult öösel ühes telgis ja tulid hommikul lambatara juurde oma lammaste järgi. Aga neil oli ka väljakutsed, näiteks vargad. Kui oli öö, ei olnud tookord tänavavalgustust ja eriti kui kuu ei paistnud, oli täiesti pime. Juhtus, et vargad tulid öösel üle müüri, vaikselt panid näiteks paar väikest talle oma kotti ja ronisid siis tagasi üle müüri nendega. Neid lambaid või tallesid tavaliselt enam ei leitud. Mida siis see tähendamissõna tähendab? Küsimus on, kuidas pääseda karjamaa juurde. Karjamaa on siin võrreldav hea ja õige eluga siin maa peal kui ka taevariigiga. Karjamaa juurde pääseb turvaliselt ainult selle ainuke ukse. Varastega koos pole üldse turvaline minna loomulikult, tuleb läbi ukse minna. Aga tuleb minna koos õige karjasega. Tuleb oodata õiget häält ja siis minna. Tuleb oodata seda head karjast, kes tunneb sind ja keda sina tunned. Ja siis minna selle ukse kaudu, mis on samaaegselt, kui Jeesus on hea karjan, on ta siis see uks, mis viib ühest kohast teise, mis viib maailma riigist taevariiki. Nii palju, kui meie teame vähemalt, siis oli tookord nii nagu tänapäeval, et lambaid märgitakse. Kelle omad nad on. Tänu sellele, et nad olid märgitud, teadis ka inimesed, kui nad leidsid ühte eksinud lammast, kelle oma ta oli. Lammaste märkimine võib võrrelda inimest sinu ja minu ristimisega. Ristimisel meid märgitakse püha ristimärgiga ja nähtamatu veemärgiga Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel, mida näeb ainult see, kes meid ristis ja kes on meie hea karjane, Jeesus Kristus. Ja kui kõik muu lootus on otsas ja me enam kuskil käia ei suuda, on see meie ainuke lootus. Oleme tema omad, tema lammas, me oleme märgitud Jumala hea karjasse lambad. Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule, nõnda kui alguses oli, nüüdki on ja jääb igavesest ajast igavesti. Aamen. Tunnistagem oma kristlikku usku. Mina usun Jumalasse, kõige väelisi Isasse, taeva ja maa loojasse ja Jeesusesse Kristusesse, tema ainsase Pojasse, meie Issandasse, kes on saadud pühast vaimust, ilmale tulnud neitsi Maariast, kannatanud Pontius Pilatuse all, risti löödud, surnud ja mahe maetud, alla läinud surmavalda, 3. päeval üles tõusnud surnuist, üles läinud taeva, istub Jumala oma kõige väelisi Isa paremal käel. Sealt tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Mina usun pühasse vaimusse, üht püha kristlikku kirikut, pühade osadust, pattude andeks andmist, ihu üles tõusmist ja igavest elu. Aamen.
ja jääme siis palvesse. Püha kõigiväeline Jumal, me täname sind kõikide sinu andide eest, millega sa meid hoiad ja õnnistad. Sa oled meid Jeesuses Kristuses vabastanud patu meelevalla alt. Ka täna hoidsid sa meid selles usus evangeeliumi läbi. Issand, sulle olgu kiitus ja tänu. Sind, Jumal, kiidame, sind, Issand, täname. Kingi oma kirikule tõe vaimu, elusta kirikus usk ja armastus. Ole meie kogudustega, õnnista meie karjased, peapiiskopi, piiskoppe ning kõiki teisi vaimulikke ja koguduse töötegijaid. Hoia meie õpetus selgi ja puhas meie elu. Varja Eestimaad ja meie rahvast. Õnnista kõiki, kes teenivad sind töös ja palves. Kasvata meie keskel vastutustunnet ja õiglust. Issand, kuule meid. Kuule meid, armas Issand Jumal. Sinu armu hoolde anname oma lapsed ja kodu. Anna meile tasast meelt, ühte hoidmist ja valmisolekut teenimiseks. Julgusta meid tunnistama oma usku sõnade ja tegudega ning toida meid oma sõna ja sakramendiga. Kaitse meid iga õnnetusse ja häda eest, haigus ja puudusse, sõja ja vaenu eest. Oma armus mõtle leskedele ja orbudele, haigetele ja kannatajatele, kitsikuses ja aasuses olijatele. Kinnita ja lohuta leinajaid. Issand, aita meid. Aita meid, armas Issand Jumal. Elu ja surma, Issand, kui tuleb meie lahkumistund, siis aita meil loota sinu poja risti surmale ja tema toodud lunastusele. Vii meid oma kirkusse, kus toime koos taevavägede ja kõigi pühadega sind kiita ja austada igavesti. O Jeesus Krist, o kuule mind, ma tahan ikka kiita sind. Aamen. Issand, sinu kätte toome ka meie missionäärid Helene ja Joona, kes viibivad praegu Tais, kes sest pidid põgenema Myanmarist. Ole nendega, kinnita nende usku, anna neile jõudu ja hoia nende tervist. Õnnista meie sõprad igal pool, Norras, Soomes, Saksamaal, Inglismaal ja ka Eestis. Ole nendega, õnnista ja hoia. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast. See sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma paale paista sinu peale, olgu sulle armuline. Issand, tõsku oma paale sinu üle ja andku sulle rahu. Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen, aamen, aamen. Lõpu lauluks laulame Ma olen väike karjane ja seda võtame ka sünnipäeva lauluks nendele, kellel on olnud sünnipäev sel ajal, kui kogudus ei saanud kokku saada ja eriti mõtleme meie kaastulise Tita peale, kel oli
suur juubel just see nädal. Ja selle lauluga veel selline mõte, et Jumal, Jeesus on meie suur karjane, aga tegelikult oleme kõik kutsutud olla headeks karjadeks ja juhtida teisi õigele teele. Ja sellepärast laulame, et mina olen väike karjane. Ma olen väike karjane, mul loodud laulja keel, sest laula nagu lõuake ja rõõmus on mu meel. Sest laula nagu lõuake ja rõõmus on mu meel. Kui vaatan üles taevasse, siis tuleb meelde see, et seal üks hea karjane, ma tema taleke. Et seal üks hea karjane, ma tema taleke. Sind kallis taeva karjane, ma tänan südamest, et hoiad kaitsed heldesti mind oma talekest. Et hoiad kaitsed heldesti mind oma talekest. Tänan osadus eest läbi veebi, olge kõik hoitud. Kui Jumal lubab, siis järgmine jumalateenistus toimub nädala pärast kell 10 samas veebis. Ja täna on kirik lahti kell 11-1 ja kantslei ajad siis teisipäeval kella 10-12 ja neljapäeval kella 4-6. Olge kõik hoitud, mingi Jumala rahus ja teenige Issandat rõõmuga. Aamen.